Kui sa mu
Tere tulemast Hiiumaa valla Eesti Vabariik 108 peole. Just kõlasid Kärdla kiriku kammerkoori esituses Eesti hümn ja lugu Tähtjaks päevaks. Koori dirigeerisid Hendrik Üksvärav ja Heli Lindmäe. Tundke ennast mõnusalt ja naudime koos tänast pidulikku hetke. Kogu Eestile, aga igal paigal on oma hing ja oma lugu. Meie jaoks on see siin merede keskel, tuulte ja valguse saarel nimega Hiiumaa. Kohas, kus aeg liigub natuke teistmoodi, inimesed hoiavad kokku ja kodutunne on tugevam kui tormituul. Vabariigi aastapäev on hetk, mil mõtleme, kus me tuleme ja kuhu liigume. Meenutame, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav. See on hoitud põlvkondade töö, julguse ja hoolimisega. Aga sama oluline on küsida, kuidas me oma kodupaika hoiame, kuidas me üksteist hoiame. Hiiumaa tugevus ei ole ainult kaunis loodus, meri ja männimetsad. Hiiumaa tugevus on inimesed. Need, kes hommikul tööle lähevad, kooli, haiglasse, poodi, sadamasse, tehastesse, taludesse. Need, kes õhtuti harjutavad kooris, tantsurühmas, näiteringis või spordisaalis. Need, kes korraldavad külaüritusi, plaatasid, kontserte, talguid. Need, kes veavad vabaühendusi, hoiavad kogukonna vaimu ja panevad asjad liikuma ka siis, kui vahel tundub, et lihtsam oleks käed rutta lasta. Just nemad on meie Hiiumaa säge inimesed. Kui eelmisel aastal rääkisime ettevõtjatest, kes hoiavad töökohti ja majandust käigus, siis täna tahan südamest tänada kõiki tublisid töötajaid, vabatahtlikke ja kogukonna eestvedajaid. Ilma teieta ei oleks meil elavat saart. Oleks lihtsalt ilus paikkaardi. Aga tänu teile on kodu Hiiumaa. Meie kultuur elab ja hingab. Lõppes Rahvariigi aasta. Aasta, mis tuletas meelde, kui rikkalik on meie pärand, värvid, mustrid ja lood. Ja laulu ja tantsupidu näitas taas, kui tugev on meie ühtekuuluvus. Ja juba vaatame edasi. Aasta 2026 on tuletornide aasta. Tuletornid ei ole ainult kaunid vaatamisväärsused. Need on märgid teel, turvatunne merel ja sümbol sellest, et ka pimedas on alati kuskil valgus. Nii nagu meie inimesed on valguseks oma kogukondades. Viimastel aastatel on meil tulnud harjuda mõttega, et jääteed enam pole. Talved on soojamad, koos jääga on hakanud kaduma ka teadmised ja oskused. Kaduma hakkas mitte ainult tee ise, vaid ka teadmine, kuidas jääd lugeda, merd tunnetada ja vastutus kanda. Paljudele noorematele hiiglastele on jäätee olnud pigem jutt vanemate lugudest kui päris kogemus. Ja siis üle pika aja tuli päris kalli. Külm, 2 jää ja võimalus, mida paljud enam ei osanud lootagi. Algul öeldi riigi tasandil, et jääteed ei tehta liiga kallis, nagu nii sulab ära. Aga jaanuaris, kui praamiliiklus oli tugevalt häiritud ja elu saarel vajas lahendus, siis jääteed tehti ja mitte üks, vaid mitu. Ja see, mis järgnes, oli ausalt öeldes uskumatu. See, mis meie jaoks on olnud sajandeid loomulik, talvine elutee, levis mõne päevaga üle maailma. Pildid autodes keset jäävälja ja droonivideod jõudsid sadade tuhandete inimesteni. Inimesed tulid siia teistest riikidesse imet vaatama, kahtlustades lausa, kas on päris või tehisaru loodud. Meie jaoks ei ole see atratsioon, see on lihtsalt jäätee. Sügav kummardus Marko Männile ja tema abilistele.
kes tegid omaalgatuslikult ilma rahalise toeta tee hiiglastele Hiiumaalt mandrile. Selle tee taga ei ole ainult külvilm, vaid mehed, kes tunnevad merd, jääd ja vastutust. See on teadmine, kuidas siin saarel on elatud, mitte trotsides looduse vastu, vaid koos loodusega. Hiiumaa ei püsi ainult paberites ja otsustes, Hiiumaa püsib päris inimeste tegudes. Hiidlased on visad, soojad, natuke omamoodi, just sellepärast nii erilised. Me oskame nalja teha ka vastutuules, me oskame hoida kokku ka tormis ja me oskame väärtustada väikseid asju. Iga korraldatud üritus, iga õpetatud laps, iga abistatud naaber, iga vabatahtlik tund. See kõik ongi meie kodusaare tugev vundament. Täna vabariigi sünnipäeval ütleme aitäh. Aitäh kõigile, kes teevad oma tööd südamega, kes hoiavad kultuuri elavana, kes märkavad ja hoolivad, kes usuvad Hiiumaasse ka siis, kui on keeruline. Hoidkem üksteist, hoidkem oma kodusaart, siis hoiab ka Hiiumaa meid. Head vabariigi aastapäeva! Merest ja kalapüügist. Räägime Hiiumaast, kordunud heingamüügist ja kodusest sadamast. Või räägime lestakalast, räimest ja angerist, ühest vanast madalast majast, õues mängivast põngerjast. Vast räägime tänasest ajast, kõrgest kõpust ja majakast, me rahvalaulude kajast ja naerukast kajakast, kus kõrgusse tõusevad mastid, öökarguses meri ning tuum, kus su võrgud on piigelilastis, täis vahuvett kivine muul. Head hiidlased ja Hiiumaa sõbrad, on au, rõõm ja suur vastutus siin Eesti Vabariigi sünnipäeva eel teie ees seista. Eesti Vabariigi sünnipäevaga tähistame me otsust olla iseseisvad, otsust jääda püsima, otsust jääda iseendaks. Iga kord, kui me seda meenutame, peame küsima, kas me suudame ja tahame seda vajadusel uuesti teha. Täna ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et maailm meie ümber on muutunud. Järsult, närviliselt. Kanada peaminister Mark Carney ütles hiljuti Davosi majandusfoorumil, et senine maailmakord on mõranenud. Reeglid, mille järgi oleme aastakümneid mänginud, ei pruugi enam kehtida. Ajastu, mida pidasime iseenesest mõistetavaks, võib olla lõppemas. See tähendab, et julgeolek ei ole enam vaikimisi tagatud. Majanduskasv ei ole iseenesest mõistetav. Demokraatia ei püsi pingutuseta. Meie, eestlased, teame hästi, mida see tähendab. Eesti ajalugu on olnud katkemiste, pöörete ja murrangute jada. Me oleme näinud, kuidas suurriikide kokkulepped joonistavad kaarte ümber, meie käest küsimata.
ja ometi me oleme siin. Manifest kõigile Eestimaa rahvastele algab mõttega, et Eesti rahvas ei ole kaotanud tungi iseseisvuse järele. See tung ei olnud romantiline unistus, see oli ellujäämise küsimus. Me teame, mis on riigipiiri taga. Aga meid ähvardab isegi rohkem väsimus ja tüdimus, usalduse ning üksmeele puudumine. Meid ähvardab usk, et keegi teine hoolitseb meie asjade eest. Ei, head sõbrad, valmisolek algab meist endist, meie kodust. Iga inimene vastutab esmase valmisoleku eest. President Kersti Kaljulaid ütles, Eesti on see, mis me ise teeme. Eesti on meie kõigi mõtete ja tegude summa. Räägime sellest, mis sõltub ainult meist endist. Kas me oskame olla eriarvamusel, säilitades samas austuse? Kas me oskame vaielda nii, et ei lõhu meie ühist kodu? President Arnold Rüütel ütles, et üksmeel viib edasi. See ei tähenda ühist seisukohta igas küsimuses. See tähendab arusaamist, et Eesti on suurem kui konkreetne eriarvamus meie vahel. Kui Barack Obama võitis USA presidendivalimised, kutsus veel ametis olev president George Bush, tema ning eelmised riigijuhid lõunale. Minu sõnum, mida ma usun, et kõik siin jagavad, on see. Me tahame, et sul selles ametis hästi läheks. Oleme ühest või teisest parteist, aga me kõik siiralt hoolime sellest riigist, ütles Bush kohtumise järel Obamale. See on küpse demokraatia tunnus, standard, mille poole püüelda. Head hiidlased, kui maailm tundub ebakindel, siis tuleb vaadata lähemale. Vaadata siia saali, vaadata oma kogukonda. Meie maailmakord püsib. See ei toetu hirmule, see toetub usaldusele. Siin küpsetatakse endiselt leiba. Naabrid aitavad naabreid. Riik, see ei ole ainult kaitsekulutused ega diplomaatia. Riik on õpetaja käina lasteaias, turvatunnet pakkuv perearst Emmastes, vabatahtlik päästja Kõrgessaares, töökohti loov ettevõtja Kärdlas, maa eest hoolitsev põllumees Pühalepas. Nendes tegudes elab Eesti. Ja just seetõttu olen ma veendunud, Eesti ei kao kuhugi. Optimism ei ole naiivsus. Optimism on otsus. See on otsus uskuda, et meie pingutus loeb, et meie hääl loeb, et meie panus loeb. Me ei saa valida aega, milles me elame, aga me saame valida, kuidas me selles ajas käitume. Kas me tõmbume endasse või hoiame selja sirge? Kas me süüdistame teisi või tegutseme ise? Eesti
see ei ole valmis projekt. Eesti on pooleliolev töö. Mina usun teisse, mina usun hiidlastesse, mina usun eestlastesse, ma usun sellesse riiki, Eesti Vabariiki. Ja ma olen veendunud, et ka 50 ja 100 aasta pärast seisab siin keegi, kes ütleb, me ei olnud täiuslikud, aga me olime ühtsed. Aeg oli keeruline, aga me hoidsime kokku ja me tulime sellest läbi. Elagu Hiiumaa, elagu Eesti! Kord köidame merede vahuse vee ja kokku rullime taeva. Neist saavad tugevad purjed me, maakullast vormitud laeva. Me soonis on rõõmsat rahutust, linnupojana pekslevat, kuuma. Me sõidame otsima peidetud ust, maailma leidmata tuuma. Kui kaugelt silmi lööb tulede võpp, maa päikesest heledam valgus, siis väsinud purjed hõiskavad lõpp ja laevamehed algus. Ja kui tuleb keegi, kes on tulnud tulla, kui ta tuleb, aga vahel vaikust peab. Ära anu teda iial, ära sunni. Sinu süles hardunult mul soov on kuulda alati, kui kurb või rõõmus olen ma, soovin kuulda. Tuleb keegi, lausub oma laule, valusaid ja helli. Sinu süles kuulata neid tahan. Kodumaa, 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 kodumaa. Kodumaa,
Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Astrid Nõlvak ja Hiiu folk. 20 aastat Hiiumaal juulikuus kõlanud folkmuusika eest. Väga liigutatud ja tänulik. Suur aitäh selle tunnustuse eest ja ma tahan öelda, et see tänu ei kuulu ainult mulle, vaid 20 aastat on väga-väga pikk aeg ja ka siin täna on juba, ma olen näinud mitmeid inimesi, kes on kaasa aidanud selle Hiiu folgi olemisele ja elus püsimisele. Ma tänan kõiki, kes on kaasa aidanud, kõiki toetajaid, Hiiu valda ja loomulikult oma meeskonda. Nii et suur aitäh, viin selle tänu kõigile edasi. Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Triinu Schneider ja mittetulundusühing Hiiu Hüljes. 20 aasta jooksul ujumisklubi eestvedamise ja hiidlaste ujumisoskuse arendamise eest. Tunnustavat täna kahjuks ei ole, kuid ta saab kindlasti oma kiidusõnad kätte. Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Heiki Maivel aktiivse tegevuse eest Hiiumaa lasteasutuste hoolekogudes, kogukonnas ja ettevõtluses. Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Koit Remmelkoor ja Neko AKM OÜ. 30 aasta jooksul ettevõtluse vedamist Hiiumaal. Ma tänan kõiki, kes on mind aidanud minu äris, kes on mul olnud head kliendid ja tänu kellele me elame veel. Aitäh! Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Lembit Vainumäe ja Leva AS. 30 aasta jooksul ettevõtluse vedamist Hiiumaal. Tunnustatavat kahjuks täna siin ei ole, kuid ta saab kiidusõnad kindlasti kätte. Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Aivo Harjak ja osaühing Mameta H. 30 aasta jooksul ettevõtluse vedamist Hiiumaal. Kõiki oma klientisid, praegusi ja endisi samamoodi toetuse eest. Eks me teeme kõik oma tööd, aga ikka on tore, kui märgatakse. Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Ülo Tikas, Samaaria hooldekodu südamega juhtimise ja järjekindla kriisikindluse arendamise eest.
kõiki armsaid inimesi, kellega seda tööd on siis saanud 8 aastat peaaegu teha. Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Arno Kuusk, mitmekülgse ja väsimatu panuse eest Hiiumaa kino arendamisel silmapaistvaks ja kogukonda rikastavaks kultuurikandjaks. Suured tänud. Ma olen paratamatult peast natukene kino ja seetõttu mul esimese hooga igasuguseid tänukirju vastu võttes tuleb meelde üks 10 aasta tagune Eesti dokumentaalfilm, mis tõi hästi välja, et enamasti antakse tänukirju 2 juhul. Esimene juht on see, et sinu elutöö on nüüd tehtud, tõmba nüüd kõrvale. Teine juht oli see, kus mõni kodaniku ühiskonna liikumine sai liiga aktiivseks ja hakkas liiga palju poliitikute elu segama. Siis anti tänukiri, et tõmba nüüd kõrvale. Eks ma nüüd pean ise mõtlema, kumma eest see on. Aitäh! Tunnustab sind Tiiu Heldemaa pühendumuse eest Hiiumaa noorte juhendamisel vabariiklikel võistlustel ja neisse järjekindlalt kirjanduspisiku süstimisel. Pärast Arnot on natuke raske jätkata, sest Haapsalus sai minu klassiõde elutööpreemia. Et nojah, mis see siis nüüd on? Et ausalt öeldes olen ma neid sipsikuid ja präänikuid, nagu ma neid ikka kutsun, siin õpetanud üle 30 aasta ja ma ei tea, kuhu need 30 aastat on saanud. Ja nii palju on muutunud päriselt, et mõtled, et kus selles AI maailmas ja niimoodi kogu aeg järjest detailidesse, fragmentidesse läinud maailmas hakkama saada ja mis on päris ja mis ei ole päris, siis võib-olla mõni teist oli reedel Hiiumaa gümnaasiumi vabariigi aastapäeva etendusel. Ja see oli midagi sellist, et pisarad tulid silma ja mõtlesin, et kui midagi sellist toimub ikka veel, et siis tasub kindlasti olla õpetajad. Ja meil on igas Hiiumaa nurgas ju nii ägedaid õpilasi, et tulevik on igal juhul kindlustatud. Ja suur au on olla kõigi nende inimestega siin, nii et aitäh! Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Kaia Põtter pikaajalise ja pühendunud panuse eest Hiiumaa spordi ja kogukonna ellu. Mina tahan lihtsalt tänada. Aitäh märkamast! Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Marianne Lõpe, pühendunud ja südamliku hoole eest koduhoolduses, mis on toonud Hiiumaa inimestele turvatunnet ja tõeliselt inimlikku lähedust.
Hiiumaa vald kiidab ja tunnustab sind. Urve Kiiver, Heli Martin, Sirje Põder, Riina Tülp ja Galina Uuskar. Aastakümnete jooksul hiidlaste tervise eest hoolitsemise ja selle kaudu kogukonnale turvatunde loomise eest. Ju lapsena igatsesin merd ääretut mina. Ma tahtsin nähada lainete valgeid harju ja lainetel liuglevat viirese varju ja vahu sees õõtsuvaid kajaka karju ning kaugel kõikuvat üksikut purje. Ma ihkasin nähada tukkuvat pinda, kui magava hiiglase raudriides rinda ja kuulata laineid, mis veerevad randa, kui tuiskavad leegid, mis raksuvad, mis kirglikult kutsudes tuksuvad, mis mürinal malts rannale vaavad ja siis jälle kiiresti kaovad kui vägi, mis taganeb vaenlase eest või põdrakari läheb põlema padriku seest. Kuidas ma ihkasin seda vägevat suurust. Ma tahtsin näha mässava maru algust, ta kohal sähvava välgu rohelist valgust ja selle paistel tuiskavat lainete vahtu. Ma tahtsin mässavaid voogudel sõita, ta raevuga võidelda, võita ja nutta ning naerda siis võitluse üle. Kõike seda ihkasin maa. Tusk lapsel ju täitis rinda. Saaks suuremile randa, saaks randa maa.
tutvustatav on üle 2 aastakümne olnud pastor, kelle töö on hõlmanud iganädalasi jumalateenistusi, kogukonna teenimist ja inimeste toetamist elu kõige olulisematel hetkedel. Ta on olnud avatud kuulaja, leevendaja ja teeotsija neile, kes abi vajavad. Hiiumaale tulles ei piirdunud ta ühe kogudusega, vaid tegutses koostöös kõigi saare vabakogudustega ning esindas neid aastaid vabariiklikul tasandil. Tema eestvedamisel on paljud hiidlased saanud osa GLS juhtimiskoolitusest ning tänu tema IT-oskustele said kogudused kiiresti üle minna kaasaegsetele digilahendustele, eriti COVID ajal. Tema pastoriaega jäi ka Kärdla baptisti koguduse taastatud hoone avamine ning koostöö MTÜ Samaria Eesti missiooniga, mis seob koguduse tööd praktilise hoolekandega. Tunnustatava panus kultuuriellu on olnud suur. Ta on korraldanud ja toetanud kontserte, festivali sündmusi ja tehnilist ettevalmistust erinevates palvelates üle Hiiumaa. Tema eestvedamisel on Kärdla koguduses toimunud mitmed näitused, alates riimurahvaste loost kuni kristliku kunstini ja piiblilugude tutvustamiseni. Pastoritöö kõrval tegutseb ta IT-spetsialistina Põhja-Eesti regionaalhaiglas, tuues kogukonna teenimisse professionaalsust ja täpsust. Tema mitmekülgne ja järjekindel panus on muutnud Kärdla ja kogu Hiiumaa elu ühendatumaks, sisukamaks ja rikkamaks. Hiiu maakonna teenete märk number 44 omistatakse teile, Tarmo Kähr. Siis ma tegelikult ei tahtnud tulla. Aga 3 korda ütles Taavi mulle, et sa pead minema üle mere. Ja kui me tulime esimest korda üle mere, siis mu abikaasa ütles, ma olen seda näinud, seda teekonda. Mul on seda juba näidatud. Kui ma sain kutse, siis ma olin üllatunud. Ma sain kutse, nüüd ma olen veel üllatunud. Ja tegelikult natuke sõnatu ka. Aga ma tulin siia sellepärast, et Kärdla baptisti kogudus kutsus. Ja üle kõige on tegelikult mõõdatsus see, et meie hing võiks olla haritud. Ja mõnikord ma mõtlen, et seda ei saa lihtsalt õppides, et selleks on vaja midagi veel. Kord üks rebane ütles ühele printsile, et kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Hinnake seda, mida te ei näe, mis on tegelikult kõige tähtsam. Ja kujundaja juba 54 aastat, andes saarele selge ruumilise näo. Tema koostatud teemakaardid, asulatekaardid ja pärandkultuurikaardid on aidanud nii külalistel kui hiidlastel avastada kohti, mis muidu võiksid varju jääda. Tunnustatava sügav huvi looduse ja maastike vastu on teinud temast ühe oluliseima Hiiumaa tutvustaja. Erilise tähendusega on 1989. aastal
valminud esimene Hiiumaa turismikaart voldikus Hiiumaa reisijuht, mille koostamine nõudis omal ajal teede ja külade reaalset läbisõitmist ilma satelliitideta ja tänapäevaste abivahenditeta. Sellest ajast alates on tema kaardid aidanud inimestel turvaliselt ja kindlalt liikuda saare igasse nurka. Peaaegu kõigi Hiiumaa turismikataloogide kaardid on tunnustatava poolt uuendatud ja kontrollitud, kandes edasi täpsust, mis on pärit orienteerumismaailmast. Oma nime kaardile lisab ta alles siis, kui on iga koha ise üle vaadanud. Aastate jooksul on ta loonud üle 500 orienteerumiskaardi, liikudes töö käigus läbi lugemata hulga radu, metsi ja maastikke. Rajameistrina on ta juhatanud tuhanded inimesed Hiiumaa loodusesse, aidates avastada saart läbi liikumise ja mängulise orienteerumise. Tema kaardid on Hiiumaa turismi ja ruumilise pärandi kindel tugisammas. Töö, mis jääb väärtustama saart veel kaua. Hiiu maakonna teenete märk number 45 omistatakse teile. Toivo Saue. Kui ma selle kutse sain, siis ma mõtlen, mis mulle jälle antakse. Ega ilmaasjata siia ei kutsuta, kõik on andnud ja siis endale ka antakse, et neid vist on keegi kõrgemalt on kuna kõrgemalt. Ja kui ma teadsin, et millegi pärast kutsutakse, siis ma natuke nagu mõtlesin, millest ma räägin, aga viimased sõnad pani mulle suhu Arno, kus sa nüüd oledki. Et mul on selline asi, et ma ise arvan, et ma olen teinud 55 aastat kaarte, aga see selleks. Aga ma ei ole teinud seda tööna. Ühest küljest on see ettevõtluse alus, nagu teie oma hobist endale töö, aga kui ma siis kuna pidin hakkama nagu sellega ka raha teenima, siis läksin natuke üle kivi känduda. Mulle meeldib seda rohkem hobina teha. Aga millest puutub lõpetamisse, siis töö tegemise olen ma nüüd juba ammu lõpetanud, kuid oma hobist ma ei kavatse veel loobuda. Seepärast, 5 aasta pärast võib-olla pean me elu kuskil seisma ja midagi ütlema. Aga ma tahtsin hoopis öelda seda, et kuna ma käisin tööl, tegin oma igapäevast tööd, millest ma palka sain, siis meie lapsed jäid nagu tähelepanuta ja tänan oma abikaasat, kes nad siis üles kasvatas ja nendest hoolt kandis. Ja tema tuli siia ühte asja tegelikult välja. See laste kohastamine, nende kasvatamine. Hiiumaalt pärit omavalitsusjuht ja riigimees, kelle tegevust on saatnud järjepidev pühendumus oma kodusaare arengule. Ta on olnud Emmaste vallavanem 2 ametiajal ning kujundanud piirkonnast peresõbraliku ja ettevõtliku mõtteviisi toetava kogukonna. Tema eestvedamisel arendati kohalikke teenuseid ja taristut ning loodi tingimused uute töökohtade tekkeks.
tunnustatav mängis võtmerolli Sõru sadama arendamises ja Sõru-Saaremaa parvlaevaühenduse rajamises, mis parandas kogu Hiiumaa liikumis- ja majanduslikke võimalusi. Tema panusel uuendati Emmaste põhikooli ja lasteaia hooned, mis tõid piirkonda kaasaegsed ja lapsesõbralikud õpikeskkonnad. Riigikogu liikmena seisis ta järjekindlalt Hiiumaa ja teiste väikesaare piirkondade huvide eest, rõhutades transpordi, maaettevõtluse ja regionaalse tasakaalu tähtsust. Tema töö aitas tuua väikeste kogukondade hääle riiklikku otsustusse. Ta on olnud oluline ka Hiiumaa kultuuri ja pärandi hoidmisel, sealhulgas Sõru muuseumi arendamisel ja purjelaev Alari tagasitoomisel. Ta on aktiivselt panustanud mitmetesse kogukondlikesse organisatsioonidesse, edendades kohalikku kultuuri, spordi ja seltsielu. Pikaajalise Ernst Jaaksoni sihtasutuse juhina on ta suurendanud Hiiumaa rahvusvahelist nähtavust ning loonud noortele võimalusi õppimiseks ja arenemiseks. Tema tegevust iseloomustavad väärtuspõhisus, kogukonnakesksus ja sügav hool Hiiumaa tuleviku eest, muutes ta oluliseks ja inspireerivaks Hiiumaa edendajaks. Hiiu maakonna teenetemärk number 46 omistatakse teile. Kalev Kotkas. Neid inimesi, kes mind täna selle tunnustuse saamiseks esitasid. Teil on hea nägu. Ja siis ma tahan tänada seda žüriid või kooslust, kes sellel aastal minu kahjuks otsustasid. Teil on hea maitse. Aga kui nüüd tõsisemalt tohin lõpetada, siis ma olen siiralt liigutatud ja tänulik. Aitäh, armas Hiiumaa, mäletamast ja mälgamast.
õhtu jõuab, päike veereb, voogab merevõimas rind. Hallil kivil kaldaveerel istub uinuv viirekünd. Aga kui sa vaatad eemalt, algul aru sa ei saa, on siin rannal lillepeenar äkki löönud õitsema? Mis seal punab päiksepaistel? Mida lepitab seal tuul? Need on kalameeste naiste rätikud ja seelikud. Ja kui paadist välja astub kalur kaldavallile, kiirustades läheb vastu naine, pruut või kallike, tõmbab jalast pikad saapad, sallimehe kaelas seab, ise aga otsa vaatab. Mis ta vaatab? Kes see teab? Seisab viivu mehe najal ja siis silmad maha lööb. Kõike on meil elus vaja, merd ja armastust ja tööd. Igatsusest sinu ootusest kodu mere kaldal sündis arm, kui ajast aega mõistses muinasoos. Minu